Möödunud olümpial pälvis suurt tähelepanu Türgi laskija Yusuf Tikeç, kes üks käsi taskus tabas märke nagu poleks homset ja meie Anniga täna testime, kui lihtne või raske see tegelikult on. Ja meid abistab siin Oliver. Tere, on sul mingeid näpunäiteid, kuidas neid märke siis tabama peaks? Ja ei, relva juures tegelikult kõige tähtsam asi on relvaohutus. Et reegel number 1, relvaga teisi sihi ja relvaga ei vehi, see on kõige tähtsam. Ehk alati relv peab olema sihtmärkide suunas. Selle relva kasutus siis ei ole eriti keeruline. Meil on siin salv. See on gaasiga töötav Airsofti püstol. See salv käib siia alla. Paned selle salve alla, tõmbad kelgu taha, nagu filmides. Lased lahti ja relv on laetud. Ja kui sa oled suutnud juba sihtmärgid kätte saada, siis võid julgelt lasta. Kas see, kuidas Yusuf lasi niimoodi üks käsi taskus, kas see on tavapärane laskmistehnika? Ma arvan, et see ei ole tavapärane. Tänapäeval on ikka igasuguseid arenenumaid tehnikaid kasutatakse, aga see on selline, kuidas sellel mehel on lihtsalt mugav. Kas sellise relvaga lastakse võistlustel ka? Üldjuhul mitte. Kui on olemas, sellised erinevad võistlused võib-olla tõesti on Airsoftil olemas, aga ta on mõeldud ikkagi selliseks sõjalist-taktikaliseks mänguks, et sa saaksid harjutada siis läbi erinevaid taktikaid. Et jah, päris olukorras selliseid relvi ei kasutata, nad on ikkagi mänguasjad. Ühesõnaga, see siin on siis koopia päris relvast? Ja, et kui sa sellisega lähed tänavale, siis sa võid olla üsna kindel, et kiirreageerijad tulevad sinu juurde. Et ei soovita. Aga ega siin pikka juttu pole. Mugav asend sisse, üks käsi taskus, just nagu Yusuf Tikeç. Ja tuld. Okei. Aha, ma olen peal. Veits. Oled lähedal. Ma olen lähedal, käsi väriseb. Hästi, läks pihta. Okei, juba parem, kohe kui käsi on all, tabame märki. Ütleme nii, et Yusuf Tikeç jäid meist ei saa. Kindlasti mitte. Raske oli. Ma ei ole väga kindel, kuidas on võimalik üldse niimoodi lasta, aga Õnneks on meil 4 aastat veel aega, et harjutada ja siis olümpiale minna.